Tervist, hea Matka TV vaataja. Sel korral me ei räägi üldse matkamisest. Me isegi mitte ei puuduta matkamise teemat, vaid kuna matkasport ja Eestisse on jõudnud müügile nüüd ka GoPro droonid ja droonid üleüldse on päris populaarsed, siis me tegelikult tahtsime teha natukene lennuturvalisust puudutava ülevaate. Antud saates me räägime ainult sellest, mis puudutab lennuliikluse mõistes hajutust ehk seda, kuidas droonid ja lennukid omavahel õhus kokku ei põrka. Me ei puuduta selliseid teemasid, mis on seotud Andmekaitse Inspektsiooni ja kõikide muude asjadega, vaid räägime ainult sellest. Ja kui te tahate teistel teemadel, et me teeks järgmise saate, siis palun andke kommentaaridesse kirja. Aga lühidalt asjaga pihta hakates on niimoodi, et tänase lennundusseaduse mõistes on nii selline 100-grammine droon kui siis GoPro 2-kilone kolakas või tegelikult suvaline lendav asi, mida juhitakse selliselt, kus inimest ei ole peal, on siis mehitamata õhusõiduk. Ja kõikidele mehitamata õhusõidukitele kehtivad ühesugused reeglid ja ühesugune seadusandlus. Õnneks on niimoodi, et enamik Eestist on kontrollimata õhuruum, mis tähendab seda, et kontrollimata õhuruumis, kui te ei lähe üle 500 jala, mis on ligikaudu 150 meetrit maapinnast, siis ei ole teil vaja lennujuhti oma tegevusest teavitada, teil ei ole vaja mingit lubasid, teil ei ole vaja mitte midagi teha, lihtsalt lähed ja lendad. Aga lennujaamade lähedused ja suurema populatsiooniga alad, see vastu on kontrollitud õhuruum ja seal on siis vaja oma lennud eelnevalt kooskõlastada selleks, et reisilennuk ja mõne helikopteri või millegi muuga kokku ei põrkaks. Tõenäoliselt kõige tihedam õhuliiklus on Eestis Tallinna ümbruses ja tõenäoliselt on ka kõige rohkem droone just siinkandis õhus. Ja sellepärast eelmine aasta Lennuamet tegi sellise asja nagu Tsoon 9, mis on spetsiaalselt mehitamata õhusõidukite jaoks mõeldud siis kontrollivaba ala, mis ei ole päris kontrollivaba, aga kus kehtivad natukene lihtsamad tingimused. Aga põhimõtteliselt, kui teil ei ole hetkel veel ühtegi luba olemas, siis, ja te olete Tallinna ümbruses, siis ütleme regioon Keilast, Vaidasse, sealt läbi Raasiku, Neemeni, Naissaare nurgani ja Murasteni on see tsoon, kus ei tohi isegi sellist või 29 eurost 10 grammi kaaluvat drooni ilma loata õhku tõsta. Tsoon 9 katab suure osa Harjumaast, aga Tsoon 9 sees on veel kontrollitav õhuruum ehk kõik, mis on Tallinna lennujaama lähenemisala, nii ida kui lääne poolt, sinna ümber on joonistatud siuke väike kikilipsi kujuline ala, kus on siis iga kord vaja ikkagi lennukooskõlastust teha, sõltumata sellest, kui kõrgele sa lähed. Selles tsoonis ja kõikides teistes kontrollitud õhuruumi tsoonides on vajalik esmalt teha endale ühekordne lennuluba, mis hoolimata nimest ei ole mitte ühekordne, vaid on hoopis aastane. Ja see annab teile siis õiguse esitada oma lende kooskõlastamiseks. Ühekordsel lennuluval te annate Lennuametile oma isikuandmed ja teid pannakse andmebaasi põhimõtteliselt kui siis piloot. Et see on väga lihtne. Lähed kodulehele ecaa.ee. Seal kohe avalehel on viide mehitamata õhusõiduki taotluste esitamiseks. Klikid sinna peale. Väga lihtsaks tehtud, suurepärane. Ja kui see on tehtud, see võtab nüüd aega. Minu puhul võttis ta vist aega umbes 3-4 tööpäeva. Teete selle ära, siis on teil aastaks ajaks õigus esitada oma lende kooskõlastamiseks. Nagu ma ütlesin, riigilõiv 45 eurot tuleb maksta. Lennukooskõlastus kõige lihtsam seda teha on juba mainitud lennuluba.ee-s. Seal märgite kaardil ära, kus te lennata tahate, kui kõrgele te lennata tahate, kui kaugele te endast lennata tahate ja siis saadate selle ära. Nüüd lennukooskõlastus, juhul kui teie soovitud kõrgus jääb alla 150 meetri, võtab aega 3 tööpäeva, juhul kui see jääb üle 150 meetri, jah, teil on võimalik drooniga lennata ka 500 meetri kõrgusele, kui soovite.
siis selle kooskõlastus võtab aega 7 päeva, kuna see protseduur on natukene keerulisem. Lennuluba taotledes minu isiklik soovitus, arvestage seda, et Lennuametis on ka inimesed, kõik need taotlused vaadatakse käsitsi läbi. On see, kui te soovite enda koduümbruses pilti teha, tahate drooni niisama lennutada ja te olete kontrollitud õhuruumis, võtke pikem luba. Te ei pea ütlema, et ma tahan lennata kolmapäeval kella 2 kella 2:30, vaid te saate, ja see on regiooniti natukene erinev, aga ütleme niimoodi, et kui te olete kontrollitud ruumi äärealal, te ei soovi suuri kõrgusi, siis on võimalik luba taotleda ka kuuks või rohkemaks. Et kindlasti arvestage, et inimesed peavad neid käsitsi läbi käima ja minu soovitus on, kui teil on teada kindlad lennutamise kohad, võtke pikemaajaline luba. Tallinna lähedal on siis Lennuameti poolt tehtud tsoon 9, mis võimaldab droonipilootidel minna kuni 60 meetri kõrgusele ilma lendu kooskõlastamata. Aga sellega on väike konks. Nimelt, et seda ohutult teha, on nõutav neil pilootidel Lennuameti infotunni läbimine. Infotund kestab tund aega nimest tulenevalt ja seal õpetatakse siis lugema notameid. Notameid on põhimõtteliselt lennunduse nagu infokeel. Notamite lugemise oskus on vajalik sellepärast, et teinekord on seatud lisapiiranguid mingitele regioonidele. Toon näiteks näite vabariigi aastapäeva paraad, kus oli peal notam muidu sektoris, mis oleks olnud tsoon 9, aga oli peale pandud notam seoses hävituslennukite madallennuga ja seal ei tohtinud ühtegi mehitamata õhusõidukit 15 minuti jooksul õhus olla. See infotund on väga kasulik nii drooni lennutamise kui üldse tegelikult lennuliikluse ohutuse mõistmise seisukohalt. Ma soovitan selle kindlasti läbi käia. Tund aega ei võta absoluutselt mitte kellelegi tükki üljest ja kui me lõpuks võtame arvesse seda, et ehkki bürokraatia tundub natukene võõras, on kogu see protseduur tegelikult lihtsam kui jalgrattajuhiloa saamine lapsel, siis ma arvan, et ei ole põhjust, miks ei peaks selles osalema. Teised suured asulad Eestis, näiteks Pärnu ja Tartu, on samamoodi kontrollitud õhuruumis, aga seal on kontrollitud õhuruum piiratud ajaliselt, mis tähendab seda, et ma ei saa praegu öelda kellaaegast välja, sest need võivad olla muutuvad, aga reeglina tööpäeva õhtutel ja nädalavahetustel puuduvad piirangud seal ruumis lendamiseks siis kuni 150 meetrini. Nüüd juhul, kui te soovite ükskõik kus Eestis tõusta drooniga kõrgemale kui 150 meetrit maapinnast, siis selleks on vaja oma lend kooskõlastada, nagu mainitud, 7 päeva ette. Ja selleks on siis vajalik ka see ühekordne luba, mis tegelikult on aastane. Üks juhseid enim küsitavaid küsimusi on see, et okei, ma teen omale selle ühekordse loa ära, siis ma kooskõlastan oma lennu, võib-olla ma käin ära ka selle Lennuameti infotunnil, aga nüüd kui ma olen drooniga seal kontrollitavas õhuruumis, tahan õhku tõusta, mis ma siis teen? Siis tegelikult on väga lihtne. Võtad välja oma telefoni, kuhu on sul eelnevalt salvestatud lennukooskõlastuse pealt saadud vastava siis lennujuhtimistorni number. Helistad sinna, ütled, et tervist, mina olen John Smith ja soovin alustada mehitamata õhusõiduki käitamist siis regioonis, mis te olete märkinud. Ütleme, seda võib defineerida lähima asulaga, millega iganes. Tallinnas ütleme näiteks Rocca al Mare kandis. Lennujuht otsib teie loa üles ja sõltuvalt siis liiklusest ütleb enamasti, et jah, võite alustada ja palun helistage, kui lõpetate. Või tagumisel juhul võib öelda, et palun oodake 10 minutit ja siis saate edasi toimetada. Võtame lõpetuseks asja kokku. Kui te elate Paides, siis on suurepärane, sest Paide on esiteks ilus linn ja teiseks on ta kontrollimata õhuruum. Kuni 150 meetrini võid tõusta drooniga lennundushajutuse mõistes täiesti ilma igasuguse loata ja filmida, pildistada, teha mida iganes. Juhul, kui sa elad kontrollitavas õhuruumis, millest suurema populatsiooniga on kindlasti Tallinn, Tartu, Pärnu, siis juhul, kui sa soovid drooni kas või 30 centimeetrit maast õhku tõsta, siis selleks on sul vaja teha endale
ühekordne lennuluba ja teha lennukooskõlastus. Lennukooskõlastust ei ole sul vaja kuni 60 meetri kõrguseni ainult Tallinnas tsoon 9 ja ainult siis, kui sa oled Lennuameti infotunni läbinud. Ehk siis enamik ilusat Eestit, sa võid drooniga lennata kuni 150 meetri kõrgusele ilma loata, aga kui sa oled kas tihedalt asustatud alades või muus kontrollitavas õhuruumis, siis on sul vajalik lennuluba. Ja ainuke erisus siit on Tallinna ümbrus ja tsoon 9.